vaatame, kuidas uuendada DJI Phantom 3 tarkvara. Et meie lennumasin käituks ikka täpselt nii, nagu ta käituma peab, siis tuleb mõnikord tema tarkvara uuendada. Õnneks tark rakendus annab meile aegsasti sellest märku. Kohe, kui me rakenduse käima paneme, näeme me overall staatuseks on kirjutatud upgrade required. Ja kui me vajutame siia peale, siis siin on kirjas, et uuendamist vajab nii pult, droon ise kui ka selle kaamera. Tarkvara uuendamise päris esimene etapp on tarkvara allalaadimine ja selle jaoks läheme me leheküljele dji.com. Nüüd siit DJI veebilehelt tuleb valida support ja kerides siia allapoole üles leida enda drooni mudel, siis meie puhul DJI Phantom 3 Professional või Advanced ja vajutame siia Downloads nupule kohe. Meie puhul kohe esimene õige variant, DJI Phantom 3 Professional Firmware ja teine on siis nendele, kellel on Advanced mudel, aga vajutame siia zip-faili peale ja seda hakati nüüd alla laadima. Kui me oleme nüüd faili alla laadinud, siis teeme selle kausta lahti ja siin sees on 2 faili. Üks nendest on õpetus selle kohta, kuidas seda kõike teha, aga õnneks on teil olemas see video ja teine on siis seesama tarkvara fail. Selle faili, mis me just alla laadisime, peaksime me panema siia DJI Phantom 3 mälukaardi peale. Aga veel enne, kui me seda teeme, tuleks sellele kaardile teha format. Sellest samast menüüst, mis on meil kohe ees lahti, tuleb kerida kõige lõppu ja vajutada nupule format. Seejärel OK ja oodata ära, et meile tuleks see sama teade ette, mis ütleb, et format sai just tehtud. Kui me oleme nüüd selle mälukaardi ühendanud arvutiga mälukaardi lugeja abil, siis tuleb see fail, mis me äsja DJI kodulehelt alla laadisime, lohistada siia mälukaardi peale. See võtab nüüd mõned hetked aega ja peal ta nüüd ongi. Seejärel tuleks mälukaart siit lugejast välja võtta. Võtame ta välja ja paneme ta tagasi drooni sisse. Nüüd on jäänud ainult droon sisse lülitada ja tarkvara uuendus hakkabki pihta. Me teame seda, et tarkvara uuendamine on lõppenud selle järgi, kui see ees kaamera kohal olev tuluke lõpetab roheliselt ja punaselt kordamööda vilkumise. Kui ta ongi lõpetanud niimoodi vilkumise, siis me saame panna kaardi tagasi arvutisse ja äsja kirjutatud tekstfailist veenduda, et sinna on kirjutatud success, mis tähistab seda, et update on õnnestunud. Kui me uuendame drooni, siis tegelikult on vaja uuendada ka puldi tarkvara. Kui nüüd tarkvara uuendus on droonis tehtud, siis võtame selle sama mälukaardi lugeja, mille sees on meil juba mälukaart tarkvara failiga ja paneme selle siia meie puldi tagumisse USB-porti. Pult tasuks nüüd lihtsalt sisse lülitada ja nüüd tasub ootama jääda seda, et ta tuvastaks selle seadme ära. Ja seda me teame selle järgi, et see tuluke peaks peatselt muutuma siniseks. Näete, muutus siniseks ja hakkas piiksuma. Kui nüüd piiksumine lõpeb ära, siis ka see sinine tuluke on muutunud juba roheliseks, mis tähistab seda, et tarkvara uuendus on õnnestunud. Kui see on tehtud, siis me olemegi valmis lendama.